Tervist, head sõbrad, on imeilus sügisene päev. Siin selja taga on kapibaara välimustega vesiroti-laadsed lestadega loomad. Kes need on? Nutria. Need on nutriad. Ehk siis me tervitame teid Roosioksa... Kuidas sa nimetad üldse seda? Roosioksa... Hobitalu. Hobitalu. Mis tähendab siis seda, et hobi korras sina kasvatad ja hoiad elus erinevaid põnevaid loomi, kes Eestis on. Just. Ma ütleks niimoodi, et kas see just hobi on, sest et meie paremal käib on puuris Euraasia ilves, puu all hõikas just mõmmi, üks papagoi, et nagu ikka rohkem nagu siuke täiskohaga töö või? Hobi ja töö käivad käsikäes, ütleme niimoodi. Nagu meilgi. Ja juhtunud on nii, et Roosioksa tallu on jõudnud 2 väga toredat looma, kelle, kui ma nimetan need nimed, et siis ega see vist väga midagi ei ütle. Kui ma ütlen karakal, no mul on ikkagi ahvid löövad talikult kokku. Ja karakalid tulid siia Eestisse tänu sellele, et sina olid nõus neid hoidma elus. 2 karakali, kes on tegelikult väga halvas seisus ja sa üritad neid siis üles putitada või? No põhimõtteliselt küll jah, nad tulid meile siis pensionipõlve veetma 18-aastased vanad loomad. Tegime lisaarstliku kontrolli neile, siis selgus, et ema seal ainult 2 nädalat elada ainult. Sest et neil on neerud läbi, krooniline neerupõletik ja kohe ka hütlevad ülesse. Näed, juba hakkavad minema. Juba hakkavad minema talve eest ära. Need olid lumehaned. Lumehaned, ei lähe ära. Ja no siis ühesõnaga need üle päevi siis teeme talle siis tilguti vedeliku füsioloogilist lahust naha alla 200 milliliitrit ja pesta ta neere kogu aeg. Ja kuna see oli, kui nad siia jõudsid? 2. augustil jõudsime siis koju siia. Ehk siis sisuliselt 3 korda kauem on elanud juba, kui arstid pakkusid? Jah. Me loodame, et elab veel kauem. Ja isasel selgus, et olid 2 kihva vahel, kõik 5 hammast olid lahtised, vanad haavad, juba hall kude oli seal peal, siis tõmbasime ka need välja. Isasel on tui kõik korras õnneks. Ainult, et kui ta räägib, siis ta pudistab. Ühesõnaga, me saame näidata televaatajale neid loomakesi ja võib-olla ka oma panus anda, et neil oleks mõnus elu, jah? Just, täpselt. Vaata need ilmest, vaata need. Topi. Me oleme ju tutvunud. No tere, Topi. Kas tema ei olnud mitte Jaagup Kreemis üles? Nii tõesti on, kas ta on suuremaks kasvanud? No ikka, jah. Kas sa nüüd täna paneksid ka selle looma Jaagup Kreemis ülle? Ei. Miks? Sest et ta ainult minuga on sõber. Ja kui mina läheksin siia puuri, mis juhtuks? Ma arvan, tuleb sulle kallale. Aga jumal hoidku, ega me ennem teada saa. No igal juhul Tobi, oli tore taas kohtuda. Ma ei tea, sa mäletad mind üldse? Ma olin ka seal stuudios. Tobi, ega tegelikult need inimesed, kes meie stuudios käivad, ei vaata pärast mulle ka otsa. Elu esimene lähemalt tuttavaks saamine siis Nutriaga. Aprikoos. Kus sa tead, et su nimi Aprikoos on? Ja me läheme nüüd karakalide juurde. Igaks juhuks ütlen, kui ukse peal on kirjas Serval. Läheme läbi Servali puuri. Nero, viida. Ussoroks. Nero, lähme. Kas see on nüüd karakal või see on Serval? See on karakal isane. See ongi see isane. Aga natuke pudises on ju. Ma ei ütleks küll, et ta natuke nagu kehvas seisus on. Oota, sa tahad tõesti öelda, et ma lähen nüüd praegu sinna või? Ühte puuri temaga? Jah. Vaata seda. Näin. Ei, ta lihtsalt avaldab oma arvamust. Ta saab saksa keeles aru küll ainult, jah. Ich nicht spreche Deutsch, du bist... Guten Tag. Ja. Ich bin Jüri, ich bin eine TV-presenteerer. Enam, ma arvan, et sai aru. Ühesõnaga, nüüd võib tulla, jah? Jah. No ma ütlen ausalt. Mine sisse, mine siis vasakul poolt seina äärde. Oota, aga seal on teine loom. See on emane. Tema on väga korralik. No tule. No tal ka hambad käivad. Ta on rahulikult, ta on hästi sõbralik. Ta saab su keha hoiakast aru, et sa karda muidu vaata. Päris aus olla, siis ma kardangi. Oliver, sa ei tulegi sisse, nii ei saa filmida. No siin lihtsalt ütleme ära, et need on nüüd karakali need sammused. Siin on kõik. See tuleb siis kärusse tühjaks kallata. Robi, saad sa tulla? Tee ruttu lähe. No, ühesõnaga. Kus see teine nüüd on seal? Teine on üleval platvormi otsas. Teine läks juba üles, sellepärast, et ülevalt on palju parem rünnapäev. Nii, niimoodi pellet on kõige parem asi, jah? Jumal, see on nii päris. Nagu lapse kakka. Sa ei pea täna niimoodi loopima seda. Minu suur ülesanne on tehtud. No ma arvan, siin oli 250 grammi, väljutatud kraami. Aga meie tööpäev ei ole kaugeti läbi. Samal ajal, kui sa käisid seal sees, ma mõtlesin, et siin on siis turvaline, et ma olen väljaspool puuri. Kiikasin korra kõrvaluksest. Kui ma küsisin, kummas puuris ohutum on olla, sööd, et ei, mine ikka sinna karakalide juurde, seal on natuke ohutum. Limba. Ma ütleks hääle järgi, et seal on karu. Kõnni minu eest. Kõnni minu eest. Külje peal kõnni mul. Me lähme võtame sealt. Aga nemad on siin üleval. Nad on siin vastas juba. Hoi, tere. Ta ei ole üldse turvatsooni näoga. Ta ei tule sealt alla. Oled sa kindel? Jah. Sest kui ma puhastan, siis ta käitub täpselt samamoodi ikkagist. Aha, et... See on Jüri põgenes nüüd. Ma tahtsin öelda, et kõik läheb hästi, ma olen sinu poolt. Ei ole võimalik. Kindel, et nad ei hüppa mulle pähe või? Ei, ära karda. See on võimatu öelda. Ei, no päriselt. Ei, aga mina käisin ju ära, Robi.
kui tihti nad on rünnanud siin? Mitte kordagi. Nad lihtsalt praegu teevad, et sa ei tuleks nendele lähedale. Kõnni lihtsalt rahu, ta teeb ka minu peale nii. Tule. Nii, lähme koos rahulikult. Sa lähed teemast eemale, talle kohe tundub parem olevat. No, tegelikult ei ole üldse hirmus, kui sa vaatad seda. Ei ole ühtegi põhjust öelda, et see ei ole rahulikult. Sa pead ise rahulik olema. Ma olen su selja taga. Ma ütlen sulle ausalt, Jüri, pärast seda, kui me oleme teinud igasuguse asju siin, siis nii lähedal sellisele kiskele olla. Ei ole maailmas raha, mis praegu Jüriks meil taga teha. Aga televaataja soovid on televaataja soovid ja neid ei saa rahas mõõta. Nii et Robi midagi teha ei ole, sa pead sinna tagasi minema. Kuule, aga nüüd on nii, et ega Robi saab üksiga hakkama. Ta näeb, et sa puhastad tema liivakasti. Tule, et neil on väga hea meel, kui sa puhastad. Lähme. Nurk sinna. Oot, niimoodi. Saad tuja kohe. Lähme koos välja. Ja tule rahulikult. Täitsa p***s. Ei olnud hirmus ju. Ma ei tunne mitte mingit praegused tunnet, et nüüd patt läks kergemaks. Loom on siin ja ta kihvad on väljas, nii nagu sa näed loodusdokumentaalis, kus loom ta kohe ründab. Küüned, ma arvan, on väga pikad, et kui siit korra niimoodi ramps teha. Minule ta teeb täpselt samamoodi. Mida ta teeb? Susiseb. Häält teeb? Ja, täpselt samamoodi. Okei, aga kuna sina käid iga päev, siis sa oled sellega harju. Me käisime ükskord elus ja enam mitte kunagi tulevikus. Sest, et näiteks see isase karakuli puhul, et ta on nagu nii julge, siis kui ma tegelikult käin ja koristan siin, et ta tuleb mul täitsa põlved ette, siis ma nagu okei. Ma ei tunne seda looma veel, siis ma ise vaikselt taganen, siis ma ei tea, mida ta kavatseb. Võib-olla ta tahab lihtsalt pai saada. Aga noh. Aga võib-olla Robi tahtis serval pai saada. Lähed välja, jah? Jah. Võib-olla lähed paned käe peale. Võib-olla tahtis pai saada, aga mina seda ei kavatse välja uurida praegu, jah. Teeme ühe liivakasti veel puhtaks. See on siis metskassid. Kass, see on nii väike loom, et see ei saa sulle liiga teha. Sa oled ka jumal, et sul on ka kodus kass. Palju see ikka suurem on? Nii, kes teist siis nüüd tema? Ja ma pean muidugi tunnistama, et ma ei ole suurem asi kassi inimene. Mul ei ole kasside vastu midagi, aga ma ise arvan, et must kassi omanikku kunagi ei saa. Aga mille poolest nagu siis metskassid tavalistest kassidest erinevad? Koon on väljapoole, silmavaade, need on Joseph-ühed, on natuke kõrdis, ehk siis nina poole ja nende keha on nagu koeral, hästi lihaseline. Ja nagu agressiivsuse mõttes on nad ju pigem rahulikumad kui kodukass. Ei, tegelikult just vastupidi. Sellepärast, et siin ongi minu juurde ka jõudsid tänu sellele. Sest nad on agressiivsed. Jaa, aga nema läks 3 aastat aega, siis kui ta järsku muutus sõbralikuks. Et ta on põhimõtteliselt nagu üks sülekass olla. Selle reha, et siia praegu hetkel. Ometi on nii kindel tunne sellest rehast kinni hoida. Nii, tervist kassid. Ma lihtsalt tulen siit rahulikult. Sa kassid kakelda? Nii, ma tulin ja kõik on hästi praegu ja ma kuulsin mingisuguseid helisid, aga õnneks oli see kaameramees. Aga teeme järgmine kord nii, et kui ma niimoodi puuri lähen, te ei hakka omavahel sosistama, siis on selline tunne, et kuskilt öeldi, oi, nüüd läheb valvasti. No nii, aitab. Nii võta see jälle. Läpen uuesti minema. No võiks ju. Ja jälle, kuidas see olek oligi? Ole lihtsalt rahulik ja enesekindel just. Soonja, kuule, minust Jüri ütles, et sa oled kole. See ei olnud Soonja, see oli Timka või mingisugune. Miitja. Aga Soonja on küll selline tõsine, kui tal jooksuaeg on, siis isegi mina kardan teda. Seda kõike oleks pidanud ennem rääkima, mitte praegu. Mina ütleks niimoodi, et kui ma peaksin valima siit Oksatalust mõne loomakse, kellega siis olla nagu püsivamalt koos, ilmselgelt on need tüübid. Lõuna-Aafrika kroonkured. Kõik on chill, seisad oma ühe jala peal, neid ei huvita, mis teevad ümber luiged ja elu on nagu hennas. Miks minema ei lenda, sul ei ole siin võrku peal? Konkreetsetel emasel on mul tiiva otsast nõksa kärbitud, aga isasel ei ole. Eman hoiab teda siis kodus. Ma olen väga segaduses. Võtaks rebaste majadeks sees puhtaks. Ja rebane, nagu me teame, on üks vägevamaid kiskjaid üldse, kes Eesti looduses meil on ka polaarrebased kuuluvad nende hulk. Nad on võimelised 3-50 meetri kauguselt lume alt ära kuulma, kuidas hiireke näiteks jookseb ja siis lähevad ja sumpavad sinna lume sisse, võtavad selle hiire. Nii et mida kõike nad veel Robiga kohe teevad, seda me nüüd näemegi. Ma ütleks niimoodi, et ma saan täitsa aru, miks sa seda niimoodi harja tahtsid käes hoida, jah? Reha, jah. See on reha. Ja mina omalt poolt toetan teid sellega, et ma panen värava kinni. Üks on selja taga teil seal. Nii, siit sa võid õrnalt niimoodi need rehakoos karvad siit kokku tõmmata. Siin on 2 rebast sul praegu sees. Niimoodi õrnalt niimoodi lihtsalt need karvad siit niimoodi ühte kohta. Pealt, jah? Just. Oota, kui armsad tuled. Kui sul mugavam, siis võid sisse minna. Ei, kui ma saan siit täitsa, see on ju nii pikk reha, siit ju ulatab täiesti. Aga see odöör, see on ikka natuke midagi teistsugust, sellest ma ei ole tundnud.
ja see on ka järjekordne õhtusaate külaline meil. Ja Luis. Kas seal mitte Jüri Putšakovis üles? Mina hoidsin rebast üles küll ju. Sama tüüp. Noh, ja miks mina siin puuris seal on? Luis on meil saates käinud. Sa oled tegelikult täitsa sõbralik, jah? Oleks ma seda teadnud, oleks ma palju julgemalt olnud, oleks ikka pea sisse pannud. Aitäh, et kohtusime jälle. See on kopraliha. Seda annavad siis kohalikud jahimehed, ma kujutan ette. Ja jahimeestest, jah. Oi, see on ikka mõnus maitsev ja värske kraam. Võtad siit kätte, ma teen seda puuduukse natuke lahti. Ma lihtsalt ütlen, et need kummikindad ühtlasi ka kaitsevad mu kätt ju. Võtan siit ühe kopra tüki ja viskan lihtsalt siia. Rabaki! Ai, said kätte! Kuulsid sellega? Nii, lähme nüüd viskame ema selle üles sinna, kus ta seal oli. Aga arvad, et see on see hea mõte, sest arvab, et ma tulen seda liatükki tagasi võtma? Ei, Limsik! Limsik! Viska talle sinna üles, vaata. Kohe siia lähemale. Tule astu siia. Mida, tahad, et ma astun siia sisse? Kuidas sa viskad siis? Ma saan siit samast ka ju. Viska talle. Nii, las see nüüd olla. Tuled Karakalli ukse juurde minna juba? Karakall näed juba vaatab, et nagu tere. Kas sul on midagi pakkuda? No nüüd oled küll sõber. Liigutan ämbrit, liigub ka pea. Korras. Ai, maitsev kraam. Tule sinna taha poole viskama. Nemad võtavad kuidagi rahulikumad, isased olid väga tühja kõuga. Sonja, Mitja, Teena. Võtad siis ühe hiire, viskad siis vastu võrku. Kui lendab sisse, on väga hea, kui ei lenda, siis nad ise käplega tõmbavad ära. No. Nii, sai õige. Kohe teistele ka. No, näe vaeva. Ai, näed, siin lähed kohe võitluseks. No sul ei ole otsaski, mis sa uut tahad saab? Nii, kes saab esimesena? Nii. Ei kakle? Nii, sulle ka siis. Hops. No see on vaeva nägema. Rebadega võtavad siis rohkem kanamooni värki, jah? See on pardinahk. Pardinahk. Pardinahk, tõeline gurmee. No nii, ma ütleks, et loomad on nagu õnnelikumad, kui nad olid ennem. Eelkõige sellepärast, et me nägid meid puulis. Seda küll, aga igal juhul nüüd on siis selline lugu, et Roosioksa talu läheb talvepuhkusele. Just, täpselt. Järgmises aastasel jälle oleme 6 korda aastas lahti ja kevades krüsipiisse. Okei, nii et saab tulla külla tutvuma suurpäraste loomadega, mis loodus on meile kinkinud. Need on nutriad ja nad tulevad alati uudistama, kui meie tuleme, sellepärast, et nad loodavad meid süüa saada. Ja mis kõige tähtsam, sain teadmise, et kui nutria toidu kätte saab, sööb ta alati vees, sest nii on palju mõnusam.